Tere kõigile ja täna on meil, tänasest hakkasime siis rääkima edasiõppimisest ja põhjus on hästi lihtne, sest praegust on käimas siis Teevida teemakuu, milleks on siis minu võimalused õppimiseks ja töötamiseks. Ja täna on meil siis külas Katriine Maria, kes on siis Kääpa noortekeskuses töötanud ja on siis Viljandis õppinud. Et mis koolis sina õppisid? Tere, mina õppisin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Ja mis eriala sa seal õppisid? Kui ma sisse astusin, oli minu eriala nimetus huvijuht loovtegevuse õpetaja. Kui ma selle lõpetasin, oli see juba kogukonnaharidus ja huvitegevus. Ja sisu jäi enam-vähem samaks? Sisu oli praktiliselt sama, jah, et vahepeal õppekava küll muutus, aga sisuliselt jah, võib öelda, et jäi samaks. Aga miks sa siis selle kooli ja selle eriala valisid? Aga täitsa ausalt öeldes ma läksin sinna seltskonna pärast. Mul olid seal ees tuttavad, kes soovitasid mul sinna minna. Ja siis ma läksin ja proovisin sisseastumiskatsetel osaleda ja siis läks seal väga hästi. Ja siis sain sinna kooli sisse ja läksingi. Ja kuidas sinna kooli sisseastumiskatsed siis välja näevad? Siis kui mina sinna sisse astusin, siis olid katsed koosnesid 2 osast. Esimene osa oli kirjalik, kus siis küsiti igasuguseid asju, küsiti kooli kohta, küsiti muidu kultuurielu kohta ja silmaringi küsimusi küsiti. Ja siis teine osa oli intervjuu, kus siis samamoodi küsiti täiesti seinast seina küsimusi, et ka selliseid nagu poolkentsakaid küsimusi. Ja tegelikult sisseastumiskatsed olid väga lõbusad ja väga toredad. Aga kas sinul on mingid soovitusi ka, et kui keegi tahaks just sellele erialal ja sinna kooli sisse astuda, et mis on siis soovitused selleks, et edukalt läbida neid sisseastumiskatseid? Ei pea üldse mitte millegi pärast muretsema, et tegelikult kui natukenegi silmaringi on ja midagi teada kultuurielust siin riigis ja välisriikides ja üle maailma üleüldse, et siis tegelikult ei ole mitte mingit probleemi. Aga sina õppisid siis statsionaaris või kaugõppes? Ma tegelikult õppisin terve aja statsionaarõppes, aga viimased siis moodulid ma tegin ära peale oma lapsehoolduspuhkusi, kui ma elasin juba teises linnas, siis ülikool võimaldas mul võtta ka avatud ülikooli õppeaineid, et mul õppevorm jäi samaks ja ma lõpetasin ära statsionaarsena, aga oli ka võimalik võtta siis neid kaugtunde. Okei. Ja kuidas see õppimine seal välja näeb siis? Et see on tegelikult väga erinev sellest, milline on õppimine gümnaasiumis, et sellist igapäevast tunniplaani, et hommikul lähed kooli ja peale lõunat tuled koolist, seal väga ei ole. Et tegelikult on hästi selline crazy graafik, crazy tunniplaan, et on mõni päev võib lausa vaba olla, siis teine päev sa oled 6 tundi ainult ühes loengus. Et see on hästi selline, hästi varieeruv. Ja kuidas siis need õpetajad või õppejõud seal koolis on? Õppejõud on väga lahedad, eriti sellel erialal, mis mina õppisin, et seal on hästi erinevad õppejõud. Üldainete õppejõud on ka väga kihvtid, et see on kultuuriakadeemia, et seal sellist igavat loengupidajat sa seal ei kohta väga, et teemad on hästi huvitavad ja õppejõud on ise ka väga karismaatilised. Aga kuna see ei olnud sinu kodulinn, siis kus sa elasid seal? Ma elasin ühiselamus. Kunagi oli selle nimi Oma kodu, nüüd on seal midagi ladinakeelset. Et väga okei ühikus. Ja kuidas, ma tean, et Tartus on üsna tavaline see, et kui ei ole koroonaaeg, siis ühikasse või korteritesse saamine on nagu hästi keeruline, siis kuidas seal Viljandis on, et kas jätkub kõigile neid ühikatubasid?
Tegelikult minu meelest Viljandis on hästi palju hästi lahedaid üürikortereid, on ka muid nii-öelda kommuune, kus üliõpilased koos elavad, et ongi renditud kamba peale niisugune suurem maja või korter, et tegelikult kõik nii väga sinna ühiselamutesse ei kipugi, et miks mina nagu kohe, kui ma sain teada, et ma nagu olin kooli sisse saanud, siis ma tegin nagu kohe avalduse ühiselamu toaks, sellepärast et see oli oluliselt odavam kui elada kuskil üürikorteris. Aga kas kooli poolt on ka mingit sellist rahalist tuge? Ja stipendiumeid ja asju on võimalik taotleda, et selle jaoks on kõik õppeinfosüsteemis avaldused ja blanketid ja kõik asjad olemas, et kui õppeedukus on ikkagi hea, siis tasub taotleda õigel ajal. Ja ma arvan, et seal on mingid toredad töötajad, kes aitavad siis vajadusel neid taotlusi täita ka. Mis sina arvad, mis on selle kooli plussid ja miinused? Ma tean nii palju plusse, ühtegi miinust ei oskagi öelda. Et suurim pluss on ikkagi kogu selle kooli vaimsus ja kõik see, mis inimesed seal on, et see selline mingi teistmoodi hingamine toimub seal ülikoolis, et see on selles suhtes väga lahe, et sa lähed kooli ja sul tulevad vastu tantsutudengid villastes sokkides, teekruusikesed käes. Et selles suhtes, et see on hoopis midagi muud, kui käia kuskil mujal ülikoolis. Et seal elabki siis kultuuri. Jah, see ongi meie selle kooli slogan, siin elabki kultuur. Mis sa arvad, mis on veel oluline teada selle kooli kohta, kui kellelgi oleks ikkagi huvi sinna õppima minna? Et muidugi minu jutust jääb hästi mulje, et see ongi selline hästi lõbus, hästi fun ja kõik asjad, aga tegelikult seal tehakse ka päris palju tööd. Et võib-olla siis pannagi südamele seda, et seal tuleks ikkagi tööd ka teha ja tähelepanelik olla, et kui esialgu tundub kõik hästi niisugune tore, õhuline ja võib-olla isegi kergelt boheemlaslik, siis tegelikult ikkagi tuleb olla valmis, et tuleb ka päris reaalset tööd teha. Ja kui palju sina osalesid mingi väljaspool kooli tegevustes ja kui osalesid, siis mis sa tegid? Ma käisin, laulsin, see on mingis mõttes väljaspool õppetegevust, ma osalesin TÜVKA, see on siis lühend Kultuuriakadeemia segakooris. Laulsin seal mõnda aega, aga siis ka tegelikult hästi palju toimub igasuguseid sündmusi, et kuna seal õpivad kultuurikorraldajad, tantsijad, näitlejad, siis tegelikult koolisiseselt juba toimub nii palju, et pidevalt on mingisuguseid etendusi võimalik näha. Võib-olla praegusel ajal mitte, aga reeglina on pidevalt etendused, pidevalt on koolipeod, mida korraldatakse siis üle Viljandi erinevates kohtades. Ja siis tegelikult ei pea muretsema sellega pärast, et igav võiks hakata ja Nukuteater, Viljandi Nukuteater alati ootab endale inimesi meie erialadelt tegema praktikaid ja seal on hästi tore ja soe seltskond. Ehk siis pärast kooli kindlasti igav ei hakka. Pigem on see, et koolile peab ka keskenduma. Just. Aga ma arvan, et see viimane küsimus on selline, et mis soovitused sinul on edasiõppijatele, et kuidas, mis soovitused on edasiõppijatele näiteks eriala valikul või kooli valikul või üldse edasiõppimise puhul? Edasiõppimise puhul on hästi oluline see, et sa oled ise päriselt veendunud, et sa tahad edasi õppida. Et mina näiteks soovitan sellist asja päris tõsiselt, et kui sa tõesti lõpetad selle gümnaasiumi ära ja sa ei tea, mida teha, sa ei tea, kuhu minna, sa isegi ei tea, mis on sinu enda tugevused, nõrkused, et siis on täiesti okei võtta noorena see aasta vabaks, käia, vaadata maailma,
ennast avastada ja kõike selliseid huvisid. Ja siis tulla muidugi Eestisse tagasi ja siis minna kohta, kuhu sa tahad minna. Aga kui sa oled juba täiesti veendunud, mida sa teha tahad, siis tegelikult mul ei ole vaja eraldi mingit soovitust anda, sest et kes juba teavad, mida nad tahavad, nad teavad, mida selle jaoks on vaja teha. Väga hea, aga aitäh sulle, Katriine, ja sinuga oli hästi tore.